Täna räägin sulle sellest, kuidas on hea oma asju märgistada, mis muusikute puhul on siis jalapink, noodipult, statiiv, mis iganes. Siis kuidas neid hästi märgistada niimoodi, et sa ei kahjusta seda seadet ennast, ehk siis ei tõmba suure permanentmarkeriga mingisugust jama sinna peale. Uus mikrofoni statiiv, millel veel ei ole midagi kuskile märgistatud. Ja väga hea variant on niimoodi, et võtta tavaliselt kleeplinti, panna ta siia peale. Võiks muidugi ilusamini ka, mulle ei kränks sisse, eks võib võtta maha. No nii, sai küll parem. Ja järgmine asi, mida teha, on võtta valgendaja. Ja valgendaja ka kirjutada siia peale. Panin kirja oma nime ja oma telefoninumbri. Ehk siis, kui see peaks mul kunagi ununema kuskile või kaduma, siis selle abil saab selle mulle jälle tagasi tuua. Või siis mulle teada anda, kust ma selle kätte saan. Ja nüüd tuleb võtta teine jupp ka kleeplinti. Ehk siis paned sellele eelmisele kleeplintile selle peale niimoodi, et see valgendajaga tehtud asi siit maha ei tule üldse. Muidu valgendaja kulub maha, aga kui sul on teine kiht kleeplinti peal, siis ta ei kulu kuskile. Ja kleeplintiga on tore hea asi see, et kui sa tahaks seda kunagi müüa või siis ära anda või siis lihtsalt tahad vahetada seda infot, mis seal peal on, siis tõmbad sellest alumisest kleeplindist krõmps maas. Ja kui tõesti peaks jääma seda kleeplindi liimi sinna, siis sooja veega saab selle ära või siis klaasipesuvedelikuga. Seega ta ei jää sinna selliseks hulluks jamaks. Enne kui meil tulid sellised kleepsud kooli logoga, siis kasutasin sama tehnikat, et siis panna jalapinkidele peale, kust kohast see välit on, et nad kaduma ei läheks. Ja kõigil õpilastel oma jalapinkidele olen lasknud siia pikk riba, kleeplinti, nende nimi peale, kleeplint peale. Niimoodi ei lähe sassi, sest tänapäeval ongi mingisugune 2-3 erinevat varianti. Seda olen ma kõige tihemini läinud. Kui kõigil on samasugused, siis nad lähevad sassi. Aga kui sul on siin peal oma nimi, siis ta ei lähe sul sassi. Sama on ka nende Yamaha pillidega. See on näiteks 1/2 suurus, aga 1/2, 3/4, 4/4. Väga tihti ostetakse neid pille, need on tublid pillid, õppijale väga hästi sobivad. Kuidas teha niimoodi, et sassi ei läheks? Samamoodi. Nendel on selline lakk, mida see kleeplint ei riku. Kallimatel pillidel tihti võib olla selline lakk, kuhu ei tohi midagi peale kleepida. Ma oma pilliga kunagi tegin selle vea ja sellest ajast peale on seal kohas plekk. Siin oli kunagi üks kleeps ja peale seda, kui ma kleepsu ära võtsin, siis ta jäi selline must ja tõmbas sinna mustust ka, ei saanudki päris puhtaks. Mis on sinu oma, pane oma kleepsud peale, et kõik teised teaks ka, et need on sinu omad ja sul ei läheks nad kunagi kaduma. Õigemini, kui nad sul kaduma lähevad, siis sa leiad nad ka ülesse, sellepärast et üldiselt inimesed on ikkagi sõbralikud ja ei võta su kraami endale. Head harjutamist ja näeme juba järgmine kord.